Eilses saates näitasime õpetlikku lugu plastikakende ohtlikkusest. Kostiveres Papli tänav 1 elamu tuulutusasendis akna vahel rippusid 2 kassi. Ilmselt soovisid kiisud õue pugeda, aga jäid kitsukesse avasse kinni. Tagajärjed olid igatahes kurvad. 1 kiisu suri, teine toimetati loomaarsti juurde. Kui suur probleem see on, et kassid jäävad akendel hall kinni? Tegelikult seda ikkagi juhtub. Mingi paar juhtumit kuus on meil küll. Ja nii tobedad need akendeks. Kass vaatab, et aken on lahti, eks hakkab sealt vahelt välja hüppama. Keha esiosa saab sealt lägi, hakkab juba vaikselt alla vajuma ja vaagnaga jäävad sinna taha kinni pealaspidi rippu. Mis tervisehädad pärast seda vajuma hakkavad? No põhiline, mis on see, et tagakeha verevarustus. Selle kaob ära, ta litsub sinna vahele kinni, ta on pealaspidi. Punkt 1 tekivad ajutuursed, punkt 2 lihtsalt tagakeha vajub tagant ära. Vaatamata Haabersti loomakliiniku arstide pingutustele ei õnnestunud paraku ka teise kassi elu natukest päästa. Tänapäevased pakettaknad on kasside jaoks väga ohtlikud ja tuulutusasendisse jäetud praosse kinni jäänud kassi jaoks lõpeb asi enamasti käpa kaotuse või surmaga. Eesti Loomakaitse Selts palub kassiomanikel olla tähelepanelikud ja kodunt lahkudes on parem kasse mitte jätta avatud või tuulutusasendis akendega tuppa.